Tere õhtust, kas mind on kuulda? Teie mind näete, aga mina teid mitte. Nii, aga mina olen Mari Niitra, Juhan Liivi muuseumi juhataja ja ma istun praegu Juhan Liivi kodumajas, tema kambris. Et siin ta elas ja kirjutas ja jagas puid ja maid oma vanema vennaga, kes selle talu tegelikult on siis selle maja siin ehitanud. Aga tänase seminari teema on vaimne tervis ja Juhan Liivi näitel ma tahangi natukene avada loomingulise inimese vaimset tervist, vaimset tasakaalu ja võib-olla proovida siis ka vaadata, milliste raskustega Juhan Liiv sellega seoses silmitsi seisis ja mis võib-olla oleks teisiti, kui aeg oleks olnud teine. Igal juhul juba praegu on hea sisse elada, et kamber on siin kütmata, on üsna rõske ja jahe ja ma juba tunnen, et see pidi olema teistmoodi elu kui meil tänapäeval meie mugavuste juures. Aga ma alustan hoopis ühe luuletusega, mis võib-olla seda teemat hästi ka võiks sisse juhatada. See luuletus on päris hästi tuntud. Juhan Liivi Ärge küsige mult luuletusi. Ärge küsige mult luuletusi, ärge küsige mult midagi. Hoidke oma arutuse mesi, hoidke oma kiitus tagasi. Üksi olen, külmalt, kolestavalt. Surmakäe ta saadab üksildus, imeb elu välja jälestavalt, imeb välja, imeb igatsus. Igatsus, mis ihkab inimesi, elu, ihkab olla, näha, vaadata. Ihkab sõbra hääli, ihkab kõnet, inimesena ta tahab elada. Ihkab inimesi kuulda, näha. Jõud on väike minna väljagi. Siis veel külm elutõde ja ei ihka enam kuhugi. Ja kui küsite mult luuletusi, päälaulik aitke minema. Võtke ükskord tahte idurinda, võtke julgus südant kaitsema. Andke vaesel eksijale varju, andke andeks nõdrameelsele, kellel paremat ei olnud teha, vaeva teistel häbi endale. Ja siit ma lähengi edasi selle teema juurde. Ma kõigepealt tahan öelda, et minu tänase jutu põhiline motiiv on sotsiaalsed olud, sotsiaalne keskkond ja sotsiaalne plaan vaimuhaiguse ümber, mitte siis niivõrd kliiniline või psühhiaatriline. Et selles osas minul pädevust ei ole, et ma võin ainult natukene viidata sellele, mida tolleaegne arstiteadus ja võib-olla ka natukene praegusaegne arstiteadus arvab psüühikahäiretest, aga ma proovin siis just nimelt Juhan Liivi haiguse loo asetada selle ajastu, temaaegse ajastu sotsiaalsesse konteksti. Ja Juhan Liiv on selles mõttes hea näide, just sellepärast, et kindlasti ta on üks kõige tuntumaid vaimuhaigeid või hulle Eesti kultuuris ja samas ka üldse üks kõige suuremaid Eesti kultuuri suurkujusid. Et Juhan Liivi või tema luule mõnda rida teab kindlasti iga inimene Eestis. Aga võib-olla ma alustangi siis sellest, et räägin natukene Juhani eluloost. Et kui vaadata tema lapsepõlve, millest on siis võib-olla ta ise ei ole tegelikult väga rääkinud ega kirjutanud, aga millest on siis teateid näiteks tema vendade kaudu, siis tundub, et ta oligi selline natukene isemoodi ja teistsugune laps, et ta ei sobitunud tegelikult väga hästi võib-olla teistega juba lapsepõlves. Ta oli 5 vennast kõige noorem. Järgmisest vennast Jakobist oli ta 5 aastat noorem, nii et selline pesamuna, kes kogu aeg pidi ilmselt
suurtel vendadel sabast tolpima ja lootma, et teda võetakse ka mängu. Ja ühesõnaga seda alati ei juhtunud, vennad jooksid eest ära või läksid oma suurte vendade asju ajama. Tema oli selline üksildane. Samal ajal torkab see ka silma, et ta ei olnud võib-olla tolle aja kasvatuse mõttes sugugi selline kerge laps. Et ikkagi ta oli juba varakult väga jonnakas, väga isepäine, et ta ei kuulanud sõna ja teda võis ähvardada või temaga kurjustada, aga see alati üldse ei aidanud. Et seda mäletavad siis ka vennad, et kui tal kästi kari välja ajada, mis laste töö oli tol ajal, eks ole, karjatada loomi, et kui tema ei tahtnud, siis ta ikkagi karja välja ei ajanud ka. Nii et tema täiesti ootamatult selline põikpäine võib-olla. Ja jällegi, kui mõelda selle kasvatuse peale, siis tegelikult ju tol ajal ei olnud mingit läbirääkimist, keegi ei tinginud ega veennud lapsi, vaid lapsele anti lihtsalt kere peale, kui ta sõna ei kuulanud. Nii et selline iseärasus võib-olla lapsepõlvest. Aga suurema poisi põlvest, siis on juba teada, et kuskil teismelise eas ta kasvas väga pikaks. Et seda me ei tea, kui pikka kasvu ta oli, aga ta olevat olnud väga pikk ja väga kõhn ja mitte siis füüsiliselt kõige osavam. Et ka seda mäletab siis näiteks vend Jakob oma lapsepõlve mälestustes, et kui siis jällegi külalapsed käisid õitsil, pidid hobuseid karjatama, siis loomulikult käisid sinna juurde sellised mängud ja jõukatsumused ja osavuse proovid. Et siis teised poisid hüppasid väga vilkalt ja osavalt hobuste selga, aga Juhanil see kuidagi ei õnnestunud ja siis natuke võib-olla naerdi tema üle. Aga Juhan ise oli väga solvunud sellest, et ta tundis ennast halvasti, et ta kuidagi ei sobitunud teiste selliste elurõõmsate ja tugevate hulka võib-olla. Et see selline sobimatus paistab siit välja. Liivide pere oli väga vaene, aga nad hindasid haridust ja paistsidki silma selle poolest, et hoolimata oma viletsast olukorrast nad proovisid oma poegi koolitada nii palju kui saab. Ja tõesti siis enamik poegi sai kihelkonna kooli hariduse. Nad õppisid endale ametid, olid näiteks koolmeistrid, tegelesid muusikaga, olid sellised maasoolad. Jakob, eks ole, oli lausa kirjanik ja ühiskonnategelane. Ja tundub, et tegelikult see mustalaega tuba või vaene olukord, millest need Liivide poisid kasvasid, neil tegelikult õnnestus jõuda mingisuguse väga suure unistuseni. Neil õnnestus välja jõuda sellest madalast talutarest ja võib-olla midagi imelist ootas neid. Ja jällegi ka vend Jakobi eeskujul Juhan hakkas varakult katsetama luuletamisega ja nii palju, kui ta siis luuletas, ta tegelikult ka kogu aeg unistas suureks ja kuulsaks luuletajaks olemisest. Et see alguses oli tal väga suur ambitsioon, et just nimelt saada kuulsaks, saada suureks vaimult ja olla parem. See võib-olla ka on natukene selline tõrjutud või teistsuguse noore võib-olla selline iseloomulik tunne, eks ole, et aga ma ei olegi osav, aga ma võib-olla olen milleski muus väga hea. Ja esialgu tundubki, et need unistused hakkasid tal väga kiiresti täituma. Et lühiajaliselt oli ta kooliõpetaja, sellest ta ei unistanud, aga seal ta kohtas oma pruuti või armastatud Liisat. Kuna ta saatis ka ajalehtedele luuletusi avaldamiseks, siis korjati ta juba väga varakult ja pooliku haridusega, temal jäi kihelkonnakool pooleli, korjati ta ajalehe toimetusse 21-aastasena, olla suure virulase ajalehe toimetaja. Seal üldse oli 3 toimetajat palgal, teine neist oli Eduard Vilde, kes oli küll täiesti teine tüüp inimesena kui Juhan, aga ühesõnaga tundub, et ta läks väga-väga hästi. Et ta oligi nendest rabedatest maaoludest jõudnud kuhugi
suurele püünele või suurde seltskonda ja tegeles tähtsate asjadega. Aga jällegi, et ka need tema kaasaegsete mälestused, ka Vilde mälestused Juhanist on siis sellised, kus ta oli ka selline hästi ebakindel, põdes väga palju, kui keegi tegi kriitilise märkuse, ütles, et äkki sa kirjutaksid teistmoodi või sõnastaksid selle artikli natukene ümber, siis ta alati tohutult haavus ja oli endast väljas. Ja samal ajal siis Eduard Vilde näiteks oli hoopis teistsugune tüüp oma loomult, et Vilde oli rohkem selline elumees ja nad omavahel ka siis üldse ei klappinud. Vildele tegi see Juhan Liiv nalja, kes oli kindlasti siis selline tahumatu maapoiss ja Juhanile jällegi ei meeldinud siis see naiste ja napsimees Vilde. Aga ütleme siis see väga intensiivne periood, 20. eluaastad, ta töötab siis ridamisi erinevate ajalehtede juures, kogu aeg tegeleb ka loominguga, niimoodi tasapisi, avaldab ajalehtedes ja ühel hetkel, ehk jällegi on imestatud, et ta oleks võinud vabalt jätkata oma palgatööd ajalehe juures ja sealt kõrvalt ka siis loominguga tegeleda, aga tema otsustab, et tema pühendub nüüd täielikult ainult kirjandusele ja tundub ka, et ta paneb kõik ühele kaardile. Et nii, nüüd kas tuleb läbimurre, kas ma võidan või ma jään alla. Et see hetk või see periood, mis oligi tal ilmselt vaimselt väga intensiivne, kuskil aastat 1890 kuni 1892, kui ta on siis seal selline 20. eluaastate teises pooles, tal on pruut, tal on suured unistused ja tema kõige suurem unistus on siis läbimurre kirjanikuna. Ja ta tõesti kirjutab väga palju ja kõige markantsem näide siis sellest sellisest loomingulisest tuhinast on see, kui ta on siis värskelt ajalehetöölt ära tulnud, mis tähendas, et ta loobus stabiilsest sissetulekust ja ta kirjutab 8 päevaga valmis jutustuse Vari. Nii et see on tõesti selline nagu geniaalsuse puhang. Selle kohta ta ise on siis Jakobile kirjutanud. See kiri on 28. oktoobrist 1892, kus ta ise ütleb siis nii. 8 päevaga 17 poognaline jutt. Seda ei oleks ma enesest iialgi uskunud. Ma olen kui naine, kes lapse voodist tillukese toonud, piinad ja ärritused mööda ja lõpmata õnnelik tundmus tagajärjele. Ka paberossi ei olnud mul aega tõmmata. Nii vedas mind mõte, kuna ma teda jõulust saadik vedasin. Andku taevas mulle andeks. Mina arvan, et ma meistritöö olen teinud. Aga nüüd, mis siis sellise ühe kaardi ja kõigi lootuste selle meistritöö peale panekuga kaasneb, on see, et esialgu kirjastajad olid väga äraolevad. Kõigepealt nad tahtsid ju selle käsikirja läbi lugeda, aga Juhani närvid on juba nii pingul, et ta nüüd ootab, et kas kohe tuleb see läbimurre või on ta väärtusetu ja tema looming ei kõlba mitte kuhugi. Et ta on nagu ennast sedasi oma vaimu üles piitsutanud. Ja see samal ajal on ka selline periood siis, kus tema tuttavad hakkavad märkama, et ta räägib natukene veidrat juttu, et ta räägib, et teda jälitatakse, et kui ta kõnnib üle Toomemäe, siis politseinikud varjavad ennast puude taga, et siis selles toas või majas, kus ta korteris oli, Toome taga oli tal selline väike ärklituba, et selle maja ümber luuravad inimesed teda, et loobitakse kivisid katusele, et teda hirmutada ja tema rahu rikkuda. Ja see tundub siis selline kahtlane ja ebaloogiline jutt. Et tundub, et midagi on Juhan Liivi vaimse tervisega lahti. Aga mis temaga siis juhtub? On see, et tal saab raha otsa. Samal ajal on näha kirjavahetusest Pruudiga, kellega tal oli suhe olnud juba 8 aastat. Pruut muudkui ootab, et millal ometi nüüd siis Juhan saab materiaalselt jalad alla ja võtab ta naiseks ära.
et kohe-kohe pidi see kõik see suur tähetund ja läbimurre juhtuma, aga seda ei ole ja Juhanil ei ole raha, ta tuleb tagasi siia samasse Alatskivile, kus mina praegu olen, venna juurde tallu elama. Ja samal ajal siis on tunda, et tal selline rahutus ja imelikud meeleoluhäired ja ka natuke nagu luulud, mida võib-olla keegi ei oska seletada, milles asi, need süvenevad. Ja ta ise on öelnud ka, et ühesõnaga ta on kirjeldanud seda tegelikult, et mida ta tundis sel ajaperioodil, kus ta hakkas kuulma hääli lisaks jälitusmaaniale ja tal tekkisid sellised nagu paranoilised kujutlused. Ja ta on siis öelnud, et umbes keskheinakuul 1893 hakkas tunni kella tiksumise läbi kõne kuulduma. Alguses tuli üksikuid mõistmatuid sõnu. Esimene oli Kolt ja Joosep. Siis kõiksugu nõuandjaid, rahva naljasõnu ja nii edasi. See oli mu närvidele, kõrvadele ja pääajule nii raske, et ma esimesel või teisel päeval poolminestanult voodi langesin. Et ühesõnaga väga intensiivne mingisugune möll, hääled, sellised painavad helid, mida ta kuuleb ja mida teised ümbritsevad ei kuule. Ja need on täiesti talumatud, nii et ta põhimõtteliselt jääb voodi haigeks, aga see pikema perioodi vältel tähendab ka seda, et ta ei suuda kirjutada enam, ta ei suuda keskenduda, et ta tegelikult oli ju suuteline kirjutama väga distsiplineeritult ööd ja päevad läbi, kui tal oli see idee olemas, nagu Varju puhul, aga ta tunneb, et ta ei suuda luua ja see muudkui siis süveneb ja ägeneb. On väga vähe muidugi teada, mis siin täpselt juhtus sel ajal. See oli juba, ütleme, üle aasta selline periood siin, kus ta Alatskivil venna juures oli, et ta ka põletab mingeid käsikirju, vahepeal on sellised märatsushood, aga lõpuks on asi nii hulluks läinud, et 8. märtsil 1894 viiakse ta Tartusse närvikliinikusse. Ja ühesõnaga siis sel ajal oli olemas selline asutus nagu Vaimuhaigla. Tema viibis seal üle 3 kuu, et ta sai välja enne jaanipäeva ja detailsest haigusloost on ka näha siis, kuidas tema päevad on seal möödunud, et ta on olnud rahutute haigete osakonnas. Muu hulgas on tal esinenud enesevigastamist, toidust keeldumist, nii et vahepeal tuli teda näiteks sundtoita voolikuga. Ja vahepeal on ta siis selline apaatne, vahepeal märatseb ja enamus sellest seal haiglas viibitud ajast on ta siis pideva järelevalve all. Just nimelt arvatakse, et ta on endale ohtlik, ta võib ennast vigastada. Ja siis on ka selliseid kummalisi kirjeldusi, et näiteks ta siis lebab apaatselt voodis, aga ühel hetkel kargab voodist üles ja ütleb, et nii, ma lähen nüüd surnuid üles äratama. Et mingis oma maailmas viibib. Ja kui ta siis välja kirjutatakse, siis diagnoos, mis talle on määratud, on dementia precox, ehk siis varane dementsus eesti keeles. Ja siin võib-olla oleks paras hetk põigata üldse siis tolle ajastu psühhiaatria teadmiste juurde, et mis see meditsiiniline arusaam või kontekst üldse oli. No kõigepealt selline rahvalik arusaam, eks ole, et mis see tähendab, et keegi läks hulluks. Et sellel on väga tugev selline negatiivne varjund, et see on ikkagi midagi jubedat, kui inimene peaks hulluks minema. Ka siiani, tänapäevani tegelikult. Kuidas saadi aru, et kes on hull ja mis ta teeb? Et selle kohta ka me võime vaadata, kuidas neid hulle siis kutsuti. Neid kutsuti tavaliselt nõdrameelseteks. Et nõdrameelsus see viitab sellele, et usuti, et kui keegi läks hulluks, et siis ka mõistus pidi olema korrast ära. Et ta on omadega sassis, ta on ka võib-öelda kas hulluks läinud või lolliks läinud. Ja siis üldlevinud teadmine veel 19. sajandi keskpaigani näiteks oli, et lastel ei saagi vaimuhaigust olla, sest et neil ei ole mõistus välja kujunenud. Et nad ei saa mõistust kaotada, kuna neil veel praktiliselt ei olegi seda. Aga see negatiivne hoiak väljendub ka kindlasti selles, et ka veel ju praegu seni on sellised naljakad kohanimed,
mis tekitavad natukene võõristust või ka natukene võib-olla sellist nagu ebamugavat või huumorit, nagu Seevald, Jämejala, Tartus võib-olla Raja tänav tänapäeval, Pilguse Saaremaal. Pilguses siis avati 1913 selline asutus, nagu selle nimetus oli ööseli mõistuse kaotanud talurahva varjupaik. Ja need nii-öelda hullumajad veel 19. sajandi lõpupoole, nad sageli olid siis lihtsalt sellised kinnipidamisasutused, kuhu siis need rahutud, märatsevad, nõdrameelsed paigutati, sageli neid seoti kinni, neid hoiti seal mingis mõttes nagu vangis ja ravi tegelikult ei olnud, neid püüti lihtsalt hoida siis nii-öelda tavalistest normaalsetest inimestest eraldi. Ja muidugi olid ka levinud sellised arusaamad, et inimene pidi ise ka kuidagi süüdi olema, et üks oli võimalus, et see oli pärilik, teine võimalus oli, et mille eest väga hoiatati just siis sellisel jäiga viktoriaanliku moraaliga ajastul, et näiteks masturbeerimise tagajärjel inimene võib mõistuse kaotada. Ja seda reaalselt kardeti ja peetigi siis just nimelt sellist seost siis täiesti nagu enesestmõistetavaks. Et ka näiteks Friedebert Douglas teeb vihjeid masturbatsioonile, mis võiks siis olla hullumeelsuse põhjus. Aga mingis mõttes me võime öelda, et need rahvalikud arusaamad vaimse tervise häiretest, et sellised stigmad, mis sellega kaasnevad, need võib-olla püsivad ikkagi siiamaani. Et me ei saa öelda, et me täiesti mõistvalt suhtume vaimsetesse kõrvalekalletesse või vaimse tervise häiretesse. Et ka see, et kas me julgeme pöörduda psühhiaatri või psühholoogi poole või see ikkagi tähendab, et midagi on kahtlast, et mina küll hullu arsti juurde ei lähe, ega ma hull ei ole, eks ole. Et sellest on väga visad, on nad kaduma. Aga tasapisi siis arenes ka psühhiaatria teadus. Siis on meil siin üks selline väike mõttekäik Karl Ernst von Bährilt, kes siis on, eks ole, kirjutanud teose eestlaste endeemilistest haigustest. Selle ta kirjutas küll oma nooruspõlves, kui ta Tartu Ülikoolis õppis ja oma doktorikraadi kaitses. Ja tema ütleb, et 2 suurt haiguste liiki, nimelt krambid ja psüühilised haigused, on eestlaste seas õige haruldased. Ja põhjus on siis loomulikult see, et eestlased lihtsalt on sellised metslased, et ega neil ei olegi selliseid kõrgemaid psüühilisi funktsioone välja arenenud, et neil ei saa rääkida mingist vaimuelust, siis järelikult ei saa rääkida ka vaimuhaigustest. Et eestlased on pigem sellised nürid metslased. Aga samal ajal muidugi Bähr ka kurdab selle üle, et haiglaid ei ole. See on siis 19. sajandi alguses, et praktilised haiglad, eks ole, Eestis puuduvad, mis on ka loogiline, et talupoegadel tõesti haiglaravile sattumine oli praktiliselt võimatu või kättesaamatu. Aga nüüd täpsemalt psühhiaatriast, siis, eks ole, ülikoolis, kui taas avati Tartu Ülikool 1802, siis moodustati sinna ka siis arstiteaduse õppetool ja 1845 me saame rääkida kohtupsühhiaatriast. Ja psühhiaatria kliinik avatakse Tartus 1876 esialgu erahaiglana, aga juba järgmisel aastal sellest saab ülikooli õppebaas ja 1880 psühhiaatria õppetool luuakse. Nii et see on siis vaevalt 14 aastat enne seda, kui Juhan Liiv sinna sattus. Küll aga võib öelda, et siin tänu Tartu Ülikoolile tegutsesid tegelikult maailma tasemel professorid. Näiteks siin tegutses selline professor nagu Hermann Erminghaus, kes oli siis üldse laste psühhiaatria rajajaid maailmas ja väga intensiivselt just ka natukene aega enne siis Juhan Liivi lugu on ta siis Tartus tegutsenud. Ja 1881 saab valmis see närvikliiniku hoone Staadioni tänaval Tartus, kus siis ka Juhan Liiv oma päevi veetis. Aga 1886 kuni 1991 oli selle Tartu psühhiaatriakliiniku juhatajaks Emil Krepelin. Ja tema on nüüd otseselt seotud selle haigusega, mida Juhan Liivil siis
diagnoositi vähemalt tolle aja teadmise järgi. Et väga edumeelne professor, aga temalt ka siis muuseas pärineb seesama mõiste või määratlus dementia precox. Ja seda ta ongi kirjeldanud esimest korda oma psühhiaatria õpikus aastal 1893, ehk siis just vahetult enne Juhan Liivi sedasama diagnoosi. Ehk siis, et kui Juhan Liiv selle diagnoosi sai, oli see väga uus ja moodne haigus, mida siis värskelt tema puhul ka siis oletati. Ja tema siis arvab, et kui siis tekib sellised sümptomid nagu paranoia, katatoonia, mis on siis selline nagu apaatne seisund, tardumine mingisse oma maailma, et need on kõik siis põhjustavad vaimse talitluse ja just mõistuse siis nagu pöördumatut vähenemist. Et kui inimesel see haigus on, siis ta järjest siis mõistus tuhmub või nõrgeneb. Ja Eesti soost psühhiaater Juhan Luiga on siis ka kindlasti Krepelinilt mõjutusi saanud või oma arusaamu kujundanud. Et tema ütleb, et Liiv kaotas aru, tal tõusis tunne. Ja veel, et arenenud mõtte ja mõistuse vili oli Liivis kidur. Ehk siis, et tegelikult siis tolle aja õpetlased nägid ka siis Juhan Liivi kui nende kaasaegse loomingus siis seda, et tegelikult tema mõistus enam ei toimi ja tal on siis, ütleme, tunded on ebamääraselt suured, näiteks tunne oma isamaa vastu. Aga et see ei ole mõistuspärane, et see on siis seotud nagu vaimuhaigusega. Aga veel Juhani eluajal tegelikult, ma ei tea, kas see temani või see teadmine jõudis, aga see haigus või see diagnoos, mis tal siis oli määratud, see tegelikult lükati ümber ja seda teeb üks saksa arst Eugen Bleurer aastal 1908, kes siis ütleb, eitab seda, et vaimne võimekus ei vähene selle sümptomiga haiguste puhul. Ja ta nimetab siis selle sama dementsuse ümber skisofreeniaks. Tema on siis esimene psühhiaater, kes võtab kasutusele skisofreenia diagnoosi ja see siis sarnaneb juba sellega, mida me tänapäeval ka siis skisofreenia all mõistame. Ja tema toob siis välja, et selle haiguse puhul on põhirõhk psüühiliste funktsioonide lõhestatusel, aga vaimne võimekus ei kao. Ja ta toob välja ka, et on siis sellised assotsiatiivse mõtlemise häired, ehk siis seoste loomise võime on häiritud, võivad tekkida ootamatud ebatavalised seosed ja mingid loogilised seosed võivad tõesti katkeda, aga ka hallutsinatsioonid, luulud ja ütleme jällegi ka natukene siis ajastule omaselt tema arusaam oli ka, et skisofreenikud tuleks kindlasti steriliseerida, sellepärast, et tema oletas, et see haigus on tugevalt geneetiline ja ütleme selles tõuparanduslike ideede raamistikus tuleks kindlasti vältida, et skisofreenia haiged saavad järglasi. Aga veel üks inimene, kes siis nüüd otseselt Juhan Liiviga kokku puutus ja jällegi väga kuulus psühhiaater, kes hakkas juhtima seda kliinikut aastast 1891, oli venelane Vladimir Tšiš. Ja tema erihuvi tegelikult oligi ka kirjanike sellised psühholoogilised või psühhiaatrilised portreed ja Ilmamaalt on ka ilmunud tema raamat või artiklikogumik Kirjanik psühhiaatri silmis. Et seal ta siis portreteerib suuri kirjanikke, eelkõige võib-olla vene kirjanikke, näiteks Puškinit ja Dostojevskit, kellel ta siis proovib näha siis sellist, ütleme, mingit vaimseid eripärasid psühhiaatrilises võtmes. Aga siis Juhan Liivi ravis tema ka, et Juhan Liiv ilmselt siis nii-öelda suure kirjanikuna tol hetkel, kui ta oli veel väga vähe kirjutanud, väga vähe avaldanud ja loomulikult siis mitte vene keeles, vaid ühe väikese matsirahva keeles, oli 29-aastane, sai 30 haiglas parajasti Juhan Liiv. Et tema siis nii-öelda erihuvina Tšiši huviorbiiti ei läinud, aga näiteks siis tema haigusloo ja anamneesi lõppu on siis Tšiš kirjutanud paranemiseta. Ühesõnaga ta lasti siis haiglast välja teadmisega, et ta on parandamatu nõdrameelne.
dementne. Ja hiljem on veel siis Juhan Liivi haigusloost päris põhjalikult kirjutatud, näiteks 1943 ajakirjas Eesti Arst. Hugo Vihvelin on siis väga hoolega ette võtnud kõik need kliinikus viibimise päevaaruanded, kus on ka näha täpselt selliste tärnikeste ja punktikestega, et mis ajal ta oli apaatne, mis ajal ta märatses, millal ta sõi, millal ta ei söönud ja nii edasi. Ja on ka siis kokku lugenud, et ta viibis ravil 107 päeva kokku, viibis rahutute meeshaigete jaoskonnas ja et enamuse sellest ajast oli ta siis, veetis ta lamades voodis, masendunud meeleolus. Ja ka tema toob siis seda välja, et äkki hüppab voodist ja hakkab jooksma, ta tahab surnuid üles äratada. Samal ajal keeldub täiesti toidust, kunstlikult toidetud 2 korda päevas. Ja toob ka välja siis kuulmishallutsinatsioone ja kirjeldab jällegi siis natukene seda skisofreeniku olemist. Aga kui nüüd seda haiguslugu vaadata, et ta niimoodi afaatselt seal lamab, et seda siis nimetati, eks ole, katatooniaks, et siis tegelikult minul tekiks kohe küsimus, et jah, et ta ilmselt oli skisofreenika tänapäeva teadmiste valguses, aga mulle tundub, et ta oli ka suures masenduses. Et tal oli ränk depressioon ja ta sai tegelikult väga hästi aru, mis on juhtunud. Ja nagu ma välja tõin, siis juhtunud oli midagi väga hirmsat. Kõik tema unistused olid purunenud, ta oli läinud hulluks, ta sai väga hästi aru, et kõik on selles mõttes tema jaoks pöördumatult muutunud ja et kõigile unistustele tuleb kriips peale tõmmata ja see kahtlemata tähendas suurt masendust. Et ka kui vend Jakob tuli talle haiglasse järele, siis Juhan olevat ka öelnud, et kas ma saaksin noa kuskilt, et ma tahaksin ühe operatsiooni siin läbi viia ja ühesõnaga vihjab sellele, et ta soovib ennast ära tappa. Et ta ühesõnaga tunnebki ennast sel hetkel ilmselt täielikus tupikus, et ta ei soovi enam elada. Aga ta kuidagi siis saab ikkagi hakkama. Ja ütleme, depressioon ka, et kuidas sel ajal sellesse haigusesse suhtuti või kas seda osati haigusena näha, siis tegelikult võib öelda, et depressiooni või masendust seda nimetati pikalt vanasti hoopiski melanhooliaks, et tegelikult sellist seisundit on tähele pandud ja tuntud, aga loomulikult seda ei osatud ravida, et vana see meditsiinikontseptsioon, mis tähendas, et kehavedelike tasakaal võib olla paigast ära, et siis melanhoolia viitas musta sapi ülekaalule ja siis seal olid ka erinevad viisid, et kuidas seda siis paremaks saada, et kas tuli mingeid vanne teha või siis mingitel juhtudel näiteks tuli aadrit lasta, et siis saab nagu jällegi need kehavedelikud või huumorid tasakaalu. Aga ütleme, kui me praegu vaatame, siis loomulikult on depressiooni ja meeleoluhäirete ravi teinud väga suuri hüppeid võrreldes tolle ajaga. Aga ühesõnaga Juhan Liivile jõuab väga hästi kohale, et ta on inimesena maha kantud, et ta on ühiskonnast välja langenud, et temast ei saa kunagi suurt kirjanikku, tunneb ta tol hetkel. Ja kuna ta siis saadetakse haiglast välja paranemiseta, siis tegelikult ta on ka võib-olla mingi sarnane asi, nagu praegu on, ütleme siis ka puuetega inimeste hoolekanne, et ta tegelikult määratakse nagu sellise vallavalitsuse nagu ülalpidamisele, et vallavalitsuse kaudu antakse talle mingisugust sellist nagu puude toetust või abiraha ja see loomulikult masendab ja ka vihastab teda eriti palju, ta ei taha olla mingisugune vallasant. Ja selles mõttes on huvitav nüüd põigata ka Alatskivi vallavolikogu protokollide juurde, kus siis Juhan Liiv ka aeg-ajalt siin vähemalt 20. sajandi alguse aastatel ikka ja jälle figureerib, et ühesõnaga kohalikud
vallavolinikud ikka muretsesid sellepärast, et kuidas seda toetust jagada ja eriti huvitav on siis üks selline punkt ühest 1904. aasta vallavolikogu protokollist, kus siis räägitakse siis niimoodi, mul on siin otse tsitaat. Valla hoole all seisva nõdrameelse Johannes Liiva kirjatöösid on keegi raamatukaupmees Neumann Tallinnast kohe 100 rubla eest ära ostnud ning osalt raha nõdrameelse Liivale kätte andnud, kel täielikku mõistust pole rahaga ümber käia. Nõnda, et ilma asjata raha ära kulutab, kuna vald tema ülalpidamise eest edaspidi peab hoolt kandma. Mispärast oleks soovitav tema päralt saadavat raha vallavalitsuse kätte hoiupeale nõuda, kust tarvilikul korral tema ülaspidamise kulusid saab katta. Ehk siis, et siin me näeme tegelikult, et võite ise ka ette kujutada, et te olete väga suures masenduses viibiv inimene, kelle lootused on kadunud, kes ei tunne ennast täisväärtusliku ühiskonna liikmena, ta ei ole võimeline ennast üleval pidama, ta ei ole võimeline looma, tema haigus segab teda, aga samal ajal kuskil vallavolikogus arutatakse, tähtsad mehed istuvad ümber laua ja see kõik pannakse protokolli kirja, ma ei tea, kui avalikud need olid, aga seal siis räägitakse nõdrameelsest Johannes Liivast, kelle kohta öeldakse, et ta on ju nii lollakas, et ta ei oska, tal ei või raha kätte anda, ta raiskab seda ära. Mis on ka muidugi huvitav, et Juhan Liiv selles mõttes oli väga antimaterialistliku hoiakuga, et ta tõesti võis oma raha väga kergesti ära raisata. Ta võis teistele kingitusi teha, ta ei hoolinud sellest rahast ja mingis mõttes oli see nagu tema eitus ka sellest ühiskonnast väljaspool olemise mõttes, et ta ei tahtnud ka selle maailma veeringuid endale. Aga seda siis tõlgendati nii, et ta on lihtsalt nii peast segi, et ta ei saa aru, mida ta rahaga teeb. Ma arvan, küllap ta väga hästi sai, aga ta lihtsalt tema suhe rahaga oli hoopis teistsugune kui siis sellistel seda öeldakse selline terve talupojamõistusega inimestel. Aga siis võibki arvata, et tegelikult ühelt poolt vaevasid teda sellised sisemised kannatused, mis tulenesid tema haigusest, et tõesti ta kuulis hääli, need korrutasid peas mingisuguseid fraase, tal oli jälitusmaania, kogu aeg ta kahtlustas, et inimestel on midagi tema vastu või inimesed plaanivad midagi tema vastu. Kui keegi tahtis talle head teha, siis ta jällegi kahtlustas, et mis selle taga on ja ta ei tahtnud väga heategusid vastu võtta. Ta võis hoopis vastupidi väga tigedaks saada selle peale, aga siit ka tegelikult tulevad sellised välistest oludest tingitud kannatused, et kui sa oled niimoodi ühiskonnast välja lülitatud, et sulle on see tempel külge pandud, et sa oled nõdrameelne, et ükskõik, kas siis sind haletsetakse ja suhtutakse sinusse nagu kaastundega või siis vastupidi naerdakse, et ka need juhtumid olid päris levinud, kus tema üle ikkagi tehti nalja. Et siis jällegi, kui vaadata neid kirjeldusi või neid mälestuskilde, mis on ka Juhan Liivist nagu tema elu lõpuosas, et siis ta ongi selline ühtepidi nagu mures või masendunud, aga teistpidi ka aeg-ajalt siis sellisesse äkkvihasse või raevu sattuv, mis võiski ka tulla sellest, et tõesti see käib närvidele, kui sa saad aru, et sinusse suhtutakse kui mingisugusesse väheväärtuslikku või õnnetusse santi. Ja see pidi olema väga tugev läbikukkumise tunne. Siia vahele ma loeks võib-olla luuletuse Ei näe enam. Ei näe enam. Ma olen pime. Ma ei näe enam. Mul palju valgust oli vaadata. Siis kadus usk ja kadus valgus ka. Ei näe enam. Ma olen pime. Ma ei näe enam.
mul palju oli tunda korraga. Rind põles, leekis õnnes lõpmata. Ei tunne enam. Ma olen rumal, ma ei mõista enam. Mul paistis selgus tähtepiiri alges ja merepõhi näitas päikse valges, kuid kõik läks pimedaks, kui süda kalges. Ei mõista enam. Ma olen pime, ma ei näe enam. Mul palju valgust oli vaadata. Siis kadus usk ja kadus valgus ka. Ei näe enam. Ja siit tegelikult tuleb ka välja ja millega ta üllatas ka näiteks Juhan Luigat ja teisi psühhiaatreid, et ta saab väga hästi aru, mis haigus tal on, mis teda vaevab ja võib-olla ta sai sellest isegi paremini aru kui tolle aja arstid. Ja seega häiris ja ärritas teda just nimelt, et teda peeti siis mõistuse kaotanuks, samal ajal kui ta ise tundis, et tema probleem on ikkagi hoopis mujal. Ja näiteks Juhan Luiga on öelnud, et ta on üllatavaid ja õigeid tabavaid tähendusi oma meelehaiguse kohta teinud meelehaigena. Siit ka tuleb just nimelt välja see tolle aja arusaam, et ikkagi vaimuhaige, nõdrameelne ei peaks üldse aru saama, et ta on vaimuhaige. Aga millegipärast siis selline erandlik juhtum, Juhan Liiv sai aru, et ta on vaimuhaige. Et see oli nagu selline natukene sellesse kontseptsiooni sobimatu detail, aga nagu me ka näeme, et kui ütleme selline üldine teaduslik arusaam on nagu mingis kindlas paradigmas, siis väga raske on sinna sobitada neid nagu sobimatuid detaile. Ja see veider käitumine Juhanil avaldus ka tegelikult siis sellistes naljakates olukordades, kus tundub, et väga võimalik, et ta ka ise natukene mängis kaasa või meelega, et tal oli see vabadus olla hull. Ja see huvitav Poola kuninga luul, mis on ka väga tuntud, nimelt ta siis arvas, et ta tegelikult ikkagi ei ole sugugi nende vaeste talu inimeste laps, vaid et ta on hoopiski Liigia Koidula ja Vene tsaari sohilaps. Ja selle tõttu peaks ta olema Poola kuningas, et mulle tundub, et see võiks ka olla kujundlikult, võib-olla see, selle kohta öeldi jällegi kaasaegsed ütlesid, et näed, et ta põeb sellist suurusluulu, et see ei ole ju normaalne jutt, aga võib-olla kujundlikult või metafoorselt ta väljendas sellega seda tundmust, et ta on palju suurem kui see, mida tema kaasaegsed temast arvasid. Et just nimelt ju arvati ka seda, et ta oli küll andekas, aga kuna tal nüüd siis see haigus on, mille tõttu ta mõistuse kaotas, siis tegelikult ka kõik need luuletused, mis ta siis peale haigestumist kirjutas, et need olid ainult hale vari sellest, mis ta oleks võinud olla tervena. Ja võib-olla siis hakkame jõudma lõpupoole. Ja tekibki natukene ka see küsimus, et mida tänapäeval temaga oleks tehtud. Et kui vaadata ka meeleoluhäirete ravimist, siis ütleme selline kaasaegne psühhofarmakoloogia, see hakkas kujunema 1950. Aastatel. Et sel ajal hakati siis kasutama selliseid psühhoosi ja depressiooni ravimeid esimesi, aga ka rahusteid, selline legendaarne depressiooniravim nagu Prozac tuli aastal 1986, et see on siis alla 40 aasta tagasi. Ja kuni tänapäeval siis võib-olla me oleme jõudnud sellesse võib-olla isegi teise äärmusse, et ka niimoodi üsna kergekäeliselt võidakse ka kirjutada välja siis erinevaid depressiooniravimeid ka selliste mingite väiksemate meeleolu kõikumiste korral, et need on ütleme väga laialt kättesaadavad ja võib-olla siis ka väga nagu laia tarbekaubaks saanud, aga tol ajal ei olnud sellele mitte mingisugust ravi. Ja teine muidugi skisofreenia ravi, et ka kui vaadata seda
mis ravi siis Juhan Liiv sai, et teda siis püüti rahustada, tema järele valvati, teda toideti, et ta nälga ei sureks. Aga tegelikult ju mingisugust nii-öelda medikamente talle ei antud, sest neid ei olnud. Et keegi ei osanud sellega midagi teha ja ühesõnaga tal oligi siis see, et ta on nagu parandamatu haige. Aga samal ajal muidugi võib arvata, et me ei oska tegelikult ju öelda, et mida ta teeks, kui ta oleks saanud tänapäevast kaasaegset skisofreenia ravi. Et võib-olla ta oleks olnud väga stabiilne, aga kunagi ühe psühhiaatriga oli juttu, Juhan paugutab meil siin uksi, ühe psühhiaatriga oli juttu, et jah, et ta oleks ilmselt stabiilne, aga vaevalt usutav, et ta oleks sellisel tasemel loominguga tegelenud. Nii et sellel hädal või haigusel on ka võib-olla 2 otsa. Aga kui siis proovida sellest kokkuvõttes küsida lõpuks, et mis selles kõiges, mis tema vaimuhaiguses siis oli head, et siis võib-olla mingil moel sai ta tänu sellele vabaks. Et alguses, oma karjääri alguses oli ambitsioon tal väga suur. Ta proovis ikkagi kirjutada ka nii, nagu lugejad ja kriitikud ootasid. Ta proovis nendele ootustele vastata. Aga peale tema murdumist ja haigust, kus ta siis väga pikalt on ka masenduses ja kus ta tegelikult ka siis mitmeid aastaid peale diagnoosiga siis siia koju saabumist ei kirjuta mitte ridagi, et ta tegelikult väga pikalt toibub sellest masendusest. Ja kui ta toibub, siis ta tegelikult tuleb tagasi vabana. Et ta ei mõtle enam, et mida teised arvavad. Sest et niikuinii teised arvavad temast kui nõdrameelsest. Et see ei loe, mida temast arvatakse. Ja tema enesehinnang on ka võib-olla kõikuv selles mõttes, et vahepeal ta tunneb, et ta on suur luuletaja, ta tajub seda oma suurust. Aga teistpidi tunneb ta, et ta on läbi kukkunud, et temast ei tule enam midagi. Ometi ta kannab kogu aeg oma käsikirju kaasas, et tal on see lootus, et midagi avaldatakse. Et ta tegelikult tunnetab, et oma sellist suurust ja sellest suurusest me saamegi võib-olla rääkida praegu, kui ta on juba üle 100 aasta surnud. Et nüüd me teame, et ta oligi väga suur luuletaja. Et ta oligi võib-olla meie luule kuningas, ei pea olema Poola kuningas, aga selleks oli vaja võib-olla kannatusi ja see on siis võib-olla üks põhjus, miks ta sai surematuks, et vabaneda sellest ühiskonna painest ja rabeleda vabaks teistele meeldimise ootustest. Et kui me vaatame ka tema kaasaegseid või vaatame ka näiteks vend Jakobit, kes oma eluajal oli palju tuntum luuletaja ja palju rohkem hinnatud luuletaja kui Juhan, siis on näha, et ka Jakob tegelikult arvab, et Juhan on ikkagi tema see nõdrameelne vend ja kes on ikkagi nagu tekitab ka häda kaela sageli. Aga Jakob ise pigem siis just nimelt lähtus ikkagi ajastu moevooludest ja oli väga hästi kursis, et mis rahvale meeldib, mis lugejale meeldib, mis kriitikule meeldib. Aga tänaseks on temast saanud Juhan Liivi vend. Ja praegu ma vist tõmbaksingi selle vabaduse mõttega tänase seminari teema kokku. Aga aitäh kõigile kuulamast!